Tere ilusat hommikut, teisipäevast sellist. Täna on kätte jõudnud 13. mai. See on Võidustuudio, mida vaatad sina ja mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka reeglitega. Kinda peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra, noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Allekraanil siin jookseb alati mängureegleid ja kõige paremini on kõigest paremini lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Auhinnafondi on laekunud 10 eurot ja piltideks on krokodilli pildid. 25 tükki ja sinu töö, kallis televaataja, on ära arvata, millises lahtris, millise tähe ja numbri kombinatsiooni all on selline mingil moel teistest erinev moonutatud pilt, natukene originaalsem krokodillikene. Kui leiad üles, kirjuta palun kuskile paberile või telefonimärkmetesse ja siis vali välja 9001020. Ütle, milline on see nendest teistest erinev krokodill. Võta hea mugav asend sisse diivanile ja tõepoolest soovitan pliiatsi ja paberi välja võtta. Katsun kaasa aidata, vastuseid ette ei tohi öelda, aga sina tohid öelda otse eetrisse siia Võidustuudio liininumbrile 9001020. Ole meie esimene võitja. Hommikuti on tavaliselt vähem liiklust liini pidi nii öelda. Paremad võimalused liinile saada. Seega. Aga üks ainukene vastus on mingil moel teistest erinev. Kes küll lahendaks selle mul ära? Kes ütleks ette? Nii, minul on üles leitud, aga nüüd on kallis televaataja sinu kord, kuna sinul on võimalus võita sellega ka raha. Rahas ära on 10 eurot auhinnafondis ootel ja kes on meie esimene tänane TV3 Võidustuudio võitja? Ole see sina! Hommiku võimleme koos krokodilliga. Tasub võimelda ennast ennem lahti ja selle ülesandega saad võimelda ka silma lihased lahti. Ma usun küll, kui pead punnitama seal silmi ja vaatama, milline on see apsakas, seda pole minule tarvis öelda. Küll aga lahter selle tähe ja numbri kombinatsioon. Kes on esimene? Ja kui küsin nime või kust oled pärit, need on vabatahtlikud, võid vastata, kui soovid ja hea meelega muidugi teaksin, kellega räägin, kuid täiesti vabatahtlik võid ütlemata jätta või öelda, mida soovid, aga vastuse selle pead ütlema. Numbrile 9001020. Vaikne hommik, paremad võimalused liinile saada, usun küll. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast ja vaiksel hommikul on siis paremad võimalused öelda oma lahter ja teenida sellega 10 eurot. Võite korduvalt helistada, võite korduvalt pakkuda ja võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kui nüüd võidad esimese vooru ära, võid ka võita viimase vooru. Õnne, juhust, teadmist, silmanägemist, keskendumist, igasugu asju on tarvis, aga üks helistaja ja halla ilusat teisipäeva hommikut, kes on seal pool liini ja mis on õige lahter? D4. G, kas oli, vabandust, mis täht? D4. See on õige vastus. Palju õnne, 10 eurot on teie omaks, ise välja teenitud raha. Palun. Nüüd aga siis esimene voor kenasti läbitud, aitäh ja teine käima. Elefondid, ei ole, need on need jõehobud hoopiski. Jõehobud ja neid on ka 25 tükki ja üks ainukene, nagu siin loeb, üks ainukene on teistest mingil moel järjekordselt originaalsem, huvitavam. Ütle minule, milline on see lahter, millise numbri ja tähe alt leiad ülesse sellise. Mingil moel, teistmoodi, veelgi toredama jõehobu. Muidu nii elevandi moodi, aga pole kärssa ega suuri kõrvu. Apsakas, kus sa ennast peidad?
küll keegi teist üles leiab kindla peale. Ja kui teil on öelda numbrid, need on lihtsad, aga tähed, need ei ole eriti hästi kosta mulle siia liini pidi. Noodid lähevad järjekordselt kaotsi ja eelmise ülesande puhul minul oli väga raske aru saada, kas see oli nõrk D või nõrk B. Seega palun kallitele vaata, et kui on võimalus, siis palun ütle näiteks, kui on A, siis A-pits, B nagu banaan ja mis iganes. C nagu Celsius ja D nagu eile öeldi diivan, see oli ka hea. Ja E nagu eesel, mis iganes, peaasi, et seostad selle mingi tähe mingi sõnaga, millest arvatavasti ka mina aru saan. See ei ole teie mure, aga see hõlpsustab minu tööd päris tunduvalt siin. Oleks ju väga tänulik. Nii et tähed, mis seal on siis A-st E-ni. Millise tähealt leiad selle teistest huvitavama jõehopu ja siis vaata ka number ülevalt. Ja siis nende kombinatsioon. Anna ka mulle teada ja võida endale 10 eurot teeni teise vooru ülesandega. Jõehobusid minu teada ei olegi meie mängudes varasemalt vist olnud. Kui on jõehobu sinu õnne loom, siis võib-olla oli see märk. Keelekil oli märk igatahes helistada. Halla, ilusat hommikut. Kes on seal Pauliin ja mis on õige vastus? Olen Aime ja pakun D2. B2. D2. Kontroll. Ja D2. Kontroll. Nii, palju õnne. Palun. Kenasti lahendatud ja palun öelgi mulle need tähed järjekordselt. Mina kuulsin nõrk B siin tõepoolest. Siin on kõike muusikat, asju, sahinad, kahinad. Palun öelge mulle tähed, siis on kindlam, et võit on sinu oma. Ma usun kallitele vaata, et teil on vastused kindla peale õiged, aga minu kõrva kuulemine pole kõige parem. Aga nüüd on kuldkalakesed meil seal. 25 tükki on ka neid ja sinu töö on järjekordselt ette öelda mulle üks teistest erinev mingil moel individuaalsem kuldkalakene. 10 eurot kolmanda vooru puhul sinule. Võite ka korduvalt võita, korduvalt helistada, korduvalt pakkuda. Päikese värvi on need kalad, väga tore. Päike on väljas ka täna. Kõik särab väljas, rahasära on stuudios, aga sinul kinni püüdmata veel. Kui vaatad selle kala sealt valmis, milline on mingil moel teistest erinev, siis ole ka esimene, kes jõuab ka liinile selle vastusega ja teeni endale 10 eurot. Kolmas võitja, olen ootel. Vahel on tegu väga pisikese apsakaga, vahel on suurem apsakas, jääb ka kaugelt vaadates silmaga. Nüüd ei ole vähemalt endal minul küll leitud, aga samal hetkel leidsin. Ja kes leidis seal kodustuudios, siis tasub ka telefon kätte võtta, natukene ka akut sisse laadida ja 9001020 välja valida. Suunda oma kõne siia, kuna ühe kõnega keegi teenib endale 10 eurot. Oi, mul on ju piparmündi tee. Ei jõudnud mets sisse lasta, oli natuke kiire, aga vähemalt on piparmünti. Mina kaotasin apsaka ära, tähendab lahtri, kirjuta sina palun ülesse. Kui on siis käe pärast võtta, siis ei tule apsakad sisse. Liinipidi vahel ununevad asjad, seda me teame, mina vähemalt otse eetris siin pidevalt unustan nii üht kui teist tähtsat ka. Aga sinu tähtis töö on öelda siis õige lahter. Kui soovid raha võita, siis ainult helistades saab see toimuma ja ainult sel puhul tasub helistada, kui on vastus valmis ja kellegil on vastus valmis vaadatud. Hallo, kes on meie õnnelik kolmas helistaja täna? Tere. Tervist, kes seal pool liini ja mis on õige vastus? Tere, olen Ameelia, õige vastus on E3. E3 ja ilus nimi Ameelia teil kusjuures ja vastus on ka õige, nii et väga hea kõne oli. Aitäh teile ja palju õnne 10 euro puhul. Kolmas voor lahendatud, aitäh Ameeliale, nii ilus nimi. Igatahes, nüüd on siis 4. voor käima saamas kohe peatselt. Oi, kappavad hobused. Järjekordselt seal siis liikuvad pildid. See teeb asja keerulisemaks. Selle puhul üks nullikene otsa sinna, 100 eurot võlume sinna ühe nulli otsa. 0 pole number, aga selle summa puhul on
Selle summa puhul on küll 0 number. 100 eurot on võlutud auhinnafondi ja see on sinul välja teenimiseks. Kui leiad sealt, vaadake siia, siis selle ülesande puhul loeb siin, et 3 erinevat pilti on tarvis leida. Need liiguvad ja mustvalged, see teeb asja palju keerulisemaks, aga kui võtad paberi ja pliiatsi välja ja mugava asendi sead diivanil sisse, siis sul on aega vaadata, üles kirjutada ja ka vastused siis üle kontrollida või lase kellelgi teisel teha. Peaasi, et oled vastustes kindel ja kes esimesena mulle seda siia liini pidi võidustuudiosse otse-eetrisse ütleb 3 vastust, mis lähevad täppi, 100 eurot sinu oma. Kena tööpalk. Töömaaks ma olen neid kutsunud, aga ma otsustasin ümber. Eile ma hakkasin kutsuma neid hoopiski mängumaaks. Neid nad on ju. Kuhu tõttavad, kuhu kappavad hobused, peata kinni. 3 tükki on tarvis leida. Apsakaid, neid ei ole tarvis öelda, küll aga õiged lahtrid, tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Kes esimesena liini pidi ette ütleb nüüd mulle? Ole see sina. Lusikas seest välja, siis ei kilise, kolise mul siin. Kilisegu, kolisegu sinu silmad sealt nurgast nurka. Vaata need kõik pildid läbi ja võrdle, eriti kõrvuti olevaid pilte. Siis on kergem üles leida need moonutused. Ja ühe moonutuse leidsingi ülesse. Aga sinul, kallis televaataja, on tarvis leida neid 3 tükki, et raha välja teenida. Sinu auhinnafond on seal ja sinna on laekunud juba 100 eurot. 9.00.10.20. Pane see endale mällu, kui on vastuseid 3 tükki leitud, siis kohe kärbelt suunda oma kõne siia poole teele ja võida 100 eurot. Hobustel on väga kiire, aga nii on ka kiire jõuda sinul siia liini pidi. Esimene, kes ütled mulle need õiged vastuseid 3 tükki, kui on olemas, siis sina oled võitja. Kes aga on seal nendest võitja? Ei tea. Peaasi, et on erinevad pildid üles leitud kellegil ja ühest ainsast kõnest piisab. Ühest ainsast võitjast piisab, et saan 150 eurot välja jagada. Me pressime raha juurde. Kas mahub rohkem raha sinna? Küll mahub 150 eurot, kui ka sinu rahakoti vahele mahub selline rahasära, siis teeni see enda omaks. 9.00.10.20. 9.00.10.20 ja oli õige. All ekraanil jookseb ka mängureegleid. Ja nii nendest kui ka võitude väljajagamisest kõigest muust on kenasti lahti seletatud meie veebilehel www.voidustuudio.ee. Ja meie mängude puhul tõepoolest ei ole kunagi tarvis öelda Võidustuudios oma nime või kust oled pärit, kuigi ma küsin tõepoolest, tavaliselt vähemalt. Aga neid ei pea ütlema, kui ei ole soovi, siis see on täiesti vabatahtlik. Ainult vastused, need on kindlad, mis peavad jõudma otse-eetrisse ja need ka jõudma siis otse-eetrisse üle kontrollima. Ülejäänud tähtsa info kõikidelt võitjatelt küsitakse nagu nii tagantjärgi produktsiooni poolt. Ära seda muretse, aga muretse nüüd, et on vastused olemas ja akus, telefonis akut. Niipidi. Sinul vanust vähemalt 18 aastat, eks ole, nii me leppisime kokku. Ainult täisealised on helistanud ja helistage ka ja tulevikus. Ainult täisealised. Teised käivad poolosporti vaatamas. Meie vaatame hoppiski ekraani ja vaatame, millised on teistest erinevad hobused. Ei ole tarvis hobuse näitusele ka minna, need on kallid. Kallis käia sellistes kohtades, aga 150 eurot võid ju tegelikult ka minna hobuse näitustele. Ma ei teagi, mis hinnaga nad tegelikult on, aga ratsutada tahaks küll see suvi. Oleks ju tore kuskil looduses. Kiire pilguga, kui neid vaadata, on tõepoolest täpselt tundub, nagu oleks ämblikud jooksmas ekraanil, aga oh ei, kullakene, ei ole häda. Seal ei ole ühtegi ämblikut, seal on kappavad hobused.
ja ratsnikud seljas. Rääkida ei oska, joon teed. Ei, ma pean rääkima, kuna pean saladuse välja reetma. 200 eurot saab võlutada auhinnafondi. 200 eurot. Sinna lainetas raha juurde. Teeni enda omaks. Kelle silmad on täna kõige väledamad, kelle näpud on kõige kärmemad, kes jõuab liinile esimesena koos 3 õige vastusega. Teeni endale 200 eurot. 200 eurot on tõepoolest juba auhinnafondi laekunud. TV3 võidustuudio, mina soovime seda välja jagada. Vastutasuks on ainult 3 vastust tarvis. Ainult 3 lahtrit, nende tähed ja numbrid on tarvis sul otse-eetris öelda. Muud kõik jätta ütlemata, kui soovid, aga peaasi, et lahtrid ütled õigesti ja palun teid, kallid televaatajad, eriti kui räägime suurtematest summadest ja seal on tõepoolest pirakas summa, 200 eurot juba auhinnafondis, siis palun öelge mulle eriti nõrga B ja nõrga D puhul, näiteks banaan ja diivan, näiteks. A on kerge, C, kuidas kunagi, E, kuidas kunagi, oleneb, kui palju mul liinid siin sahisevad ja kahisevad. Aga jah, tavaliselt on väga raske mul aru saada, eriti nõrk B ja nõrk D, neid tähti siin kuulda liini pidi. Oleksin tõepoolest väga suurimalt ülimalt tänulik, kui sa ütleksid mulle selle tähega seostuva mingi sõna, näiteks A nagu aabits. Niimoodi, et ma saaksin aru, oleksin väga tänulik. Ette tänades juba, aga täna ennast ette ka kohe peatselt, kui ütled õige vastuse, täpsemalt 3 tükki neid, teenid endale 200 eurot. Mängumaa on seal, kus need hobused kappavad. Kuhu ta küll ratsutab? Ei tea, kuhu on tal kiire. Võib-olla rahasaagile tahab järgi jõuda. Sina aga võta see enda omaks 200 eurot, mis on laekunud auhinnafondi. Teeni see 3 lahtriga enda omaks. Numbrilt 9 00 10 20. Ainult üks kõne, ainult üks helistaja, ainult üks teenib endale 250 eurot, kuna veelgi rohkem raha juurde mahub ju küll, põmm, kindla peale mahub sinna rohkem raha. 250 eurot. Elu saab olema lust ja lillepidu, saad ka lilli osta 250 euro eest. Oh, jumal. Rääkida ei oska, siis olen natukene aega vait ja joon teen hoopiski. Ja kirjutage palun vastused paberile või kuskile. See on südamest soe soovitus teile, kuna kui tuleb apsakas sisse, siis ei saa ma premeeringut välja käia. Kui aga on vastused 3 tükki ja need on kõik õiged, siis on 250 eurot sinuma. 2 eurot ja 50 senti maksab üks kõne siia poole, mis registreeritakse ja 250 eurot tõepoolest komavaba 3-kohaline number on sinna ilmunud auhinnafondi. See on sinu oma. Kui oled esimene, kes ütleb mulle need 3 õiget vastust. Kes mängib ennast võiduni välja? Ole see sina täna. 13. Minu arust on see üks ilusamaid numbreid. Enda jaoks vähemalt õnnenumber. Ehk ka sinul. Täna olgu sinu päev. Kui pole varem helistanud, siis lase. Täna anna endale võimalus võita 250 eurot enda omaks. Pidevalt ju esmakordsetel mängijatel on mänguõnne nii meie mängu puhul kui ka üleüldse. Ja mängida tasub. Mängu vaim sees hoida, rahas ära endale teenida ja vastused kindla peale üles kirjutada. Tõepoolest soovitan, otse-eetris kipuvad asjad ära ununema. Siis on aga käe pärast võtta kõik 3 vastust ja soravalt mul ette lugeda ja teenida endale see kena ilus summa, mis on auhinnafondis 250 eurot. Lahtreid on
50 võrra ja ainult 3 pilti on mingil moel moonutatud ja ühe leidsin ülesse. Nii et kokku on 2 mul leitud, aga ma ei tea, kus mul see teine on. Ja 3. kallale pole veel jõudnudki, aga sinul, kallis televaataja, ma loodan, et on vähemalt 1 olemas. Siis jõuab veel silmad sul teise üles leida ja ka 3. Ja kohe, kui on 3. käes, siis kärmelt suuna oma kõne siia 9001020. Kui soovid võita 250 €, siis ainult helistades saab see toimuma, võit sinu poole lendama. Otsused tuleb teha siis ja neid teevad ainult täisealised. Kõned teevad ka ainult täisealised. Nii on väga hästi läinud meil. Jätkame samas vaimus. Teisipäev, see igav ja jama päev, aga saagu see kellelgi siis rikkamaks. 250 € rahasärasi kaasa pakkida, koos päiksega teele saata sinu poole. Ehk need ratsnikud toovad kohale nagu posteljonid. Pilt, kus peidad sina ennast ja kui teil, kallid televaatajad, silmad ära väsivad, siis puhake neid vahepeal. Hoidke mõni sekund korraga kinni ja kui teed uuesti lahti, siis ma loodan ja usun, et on silmarakud lõõgastuda saanud ja jaksavad jälle töötada paremini. Kellel on leitud 3 tükki, siis ei tasu neid enda teada kinda peale mitte hoida, vaid proovida mängu õnne. Oled 1 kõne kaugusel, võida ära 250 € enda omaks. Mängi see enda omaks. 1 lahter, teine lahter ja veel 3. ka ja siis muidugi 1 kõnega otsa. 9001020 numbrile. Ütle lahtrite nimed ja numbrid ja käin premeeringu sulle välja. 250 €, kui on õiged vastused. Kes esimesena jõuab liinile, see selgub. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast ja kunagi ei tea, millal see toimuda võib, siis selle puhul vaata, et on akut ka natukene. Nii sinus endas kui ka telefonis. Akut endale saad söödes midagi, süües midagi. Pista õun hamba alla ja midagi muud vitamiini veel otsa ja ongi värske päev. Kuna 300 € saab võlutada auhinnafondi, siis tasub olla täpne, hoolas. Keskenduda ka ja mängida 300 € enda omaks. See summa, sinu oma kohe peatselt. Minul on hommikud siin iga kord nii kiireks läinud, et ei ole jõudnud peeglisse vaadata, ei ole jõudnud eriti midagi teha, aga need ratsnikud, neil on veel kiirem. Oleks ma nendega täna tööle tulnud, siis oleks aega olnud tegutseda kõike, isegi tee ära juua. Jooge ka teed. Ilmad on küll soojad, aga natukene petlikud vahest, selles mõttes, et tuul on vahepeal ikkagi päris jahedavõitu. Nendel päevadel, kui tuult on. Need aga tõttavad seal nagu tuul ja torm oleks selja taga, aga püüa ikkagi kinni. 3 lahtrit. Ütle mulle palun nende tähtede ja numbrite kombinatsioonid. Kes esimesena jõuab liinile? Sind, kallis televaataja, premeerin 300 €-ga. Sul on võimalus 1 kõnega teenida 300 €. Pidage aga meeles, et tegu on tasulise numbriga 2,50 € on iga registreeritud kõne siia poole. 50 pilti, 3 tükki, kes leiab esimesena ülesse, kes suundab kärvemalt oma kõne siia poole meie võidustuudioliinile, kes võidab rahas ära 300 € võrra. Kirjutage palun üles need lahtrid, palun kirjutage üles teie enda heaolu pärast. Kui lööb pabin sisse otse-eetris ja tuleb apsakas, siis läheb ju 300 € kaotsi, aga kui oled hoolas ja kirjutad need ülesse, siis ei juhtu midagi sellist ja vaatad veel, et akut on ka, siis läheb kõik hästi. Kui sul on vastused muidugi õiged, kontrolli palun üle ja kui on keegi teine sul sealt käe pärast võtta, siis lase kontrolli
temal need üle. Las tema kontrollib sinu vastused üle niimoodi. Ja lapsed võivad alati kaasa mängida aidata, kuid otsused ja kõned teevad ainult lapsevanemad. Ainult täiskasvanud. Peaasi, et keegi täiskasvanud. Nii on ka läinud. Väga hästi. Silmad hakkavad virvendama. Neid pilte on palju ja liiguvad ja mustvalged. Ämblikud need ei ole. Need on ratsnikud tõttamas päikeseloojangule võib-olla. Võib-olla püüab päikeseloojangut kinni, aga kell püüab ka vaikselt juba päeva kinni, nii et vaadake ka. Kolmas vastus ka juba valmis endale. Kes esimesena ütleb need vastused mulle siia? Sinu omaks 300 eurot. Ei saa vaadata nii pikalt. Pööra sina ka aeg-ajalt pilk kuskile mujale. Mida teeksid 300 euroga? Kas läheksid ratsutama randa? Näiteks metsa. Või on midagi targemat peale hakata? Mitte seda, et see ratsutamine tark tegu ei oleks, ma ei tähendanud seda mitte. Aga vahest on raha natuke rohkem tarvis, et ei ole võimalus lihtsalt endal küll tavaliselt sellise ülearvuse peale välja kogu aeg käia. Muidugi tore ülearune. Vahest on tore selliseid ülearuseid asju teha. Püsib eluvaim paremini sees ja kõik asjad, ega need ei maksagi tegelikult elus. Enamus asjad ei maksa mitte midagi. Aga rahasera teeb elu hõlpsamaks, kuna arveid, eks meil neid ikka kõigil on, liisinguid ja asju ka. 300 eurot natukene ikkagi kergendab elu. Kui on mänguvaim sees, mängi ennast 300 euroni välja. Teeni enda omaks. Ja võite ka korduvalt helistada, siis on paremad võimalused liinile saada. Võite korduvalt pakkuda ja võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kuna 350 eurot saab laekuma auhinnafondi, siis ma usun, et on paremat motivatsiooni sinuga. 350 eurot. Kes sai sellest motivatsiooni paremini lahendada ülesannet ehk leida ka see kolmas vastus. Palun kirjutage kõik lahtrite, tähtede ja numbrite kombinatsioonid ülesse. Neid on 3 võrra ja otse-eetris kipuvad asjad ära ununema. Aeg-ajalt ikka. Ärme apsakaid palun tee. Meil ei olegi jõudnud apsakaid sisse see saade. Minu mälu on ju teada tuntud prügimäel. Või prügikastis vähemalt, aga ei tule meelde küll. 350 eurot, kena summa on seal siis. Kellegil võimalus kinni püüda. Mina arvan, et neil ratsnikel on nii nälg, nad jooksevad, mitte ei jookse, vaid kappavad sööma. Endal ka söök juba järjekordselt mõttes. Väiksest hommikusöögist ei piisanud, aga peatselt ongi meil lõunapaus ju käes. 350 euroga saab päris mitut lõunapausi pidada endale elus. Need punased äärijooned, need teevad asja kuidagi vähemalt enda silmade jaoks natuke raskemaks. Et seda kontrasti on veelgi rohkem seal ja silmadele natuke liiga, ma ei tea, kas ergutav või mis sõna oleks õige. Silmi kulutav värv on punane minu jaoks vähemalt. 50 pilti. 3 tükki on ainult mingil moel moonutatud ja sinu töö on üles kirjutada need ja siis soravalt ette lugeda meie võidustuudio liininumbrile 9001020. Otse-eetris saab see kõik toimuma, sina pead ütlema. Kui soovid mängida, siis muidugi sa ei pea midagi tegema, aga kui soovid mängida, siis pead ütlema mulle vastutasuks 3 õiget vastust. Ja siis, kui on õiged vastused, siis on minu töö sind premeerida 350 euroga. Sellise summa keegi teenib endale ja ole see sina täna. 13. mai on kätte jõudnud teisipäev.
täna olgu see sinu mängupäev. Keegi teenib ühe kõnega 350 eurot endale 3 vastusega. Teisipäevad on tõepoolest kõige raskemad päevad minu arust. Nädal on just alanud, kuid nädala lõpupoole on veel liiga pikk aeg. Püksid kukuvad kalla. Muusika läks põnevamaks. Kas keegi leidis vastuseid ka? 3 tükki. 3, 3, 3. 2 vastusest ei piisagi. Ei piisa ka 1 mitte ammugi. Kuid 3 tükki, kui on kellegil olemas, siis ära enda teada neid hoia. Ainult helistades võid võita. Ja ainult vastused valmis vaadates võid helistada, vähemalt tasub helistada siis, kui on vastused valmis. Kui sinul on 18 aasta võrra vähemalt elukogemust, siis vaata, et on akud telefonis ja anna mulle palun vastused teada. Millised on need lahtrid? Kontrollime siis üle ja saabki sulle premeeringu siit teele saata. Seda teeksin suurema rõõmuga. Saadaks kas või nende ratsnikutega, mingi sõna, nendega teele sinna sinu poole. Kus iganes elad, seda ei pea ütlema. Oma nime ei pea ütlema. Vastused, neid pead ütlema. 3 tükki palun. 3 vastuse puhul premeerin sind 350 euroga. Mis ta teeb siis ühe ratsniku hinnaks? Teeb siis 100... Ma arvestan, vaikus on mu makaron peas ei ole veel aktiveerinud. Ei tea, ei oska arvestada. Igatahes üle 100 euro, see on kindel. On 1 vastus. Ei jäta jonni. Ma pean ära arvestama. Las ta olla. Kallid televaatajad, nüüd on palju kergem arvestada, kuna 400 eurot saab põlutada auhinnafondi. Kas mahub sinna raha juurde? 400 eurot. Vaata oma rahakotti, kui mahub ära, siis teeni see rahas ära enda poole. Meelita, ütle mulle vastutasuks 3 õiget vastust ja nii saabki tehtud. Teenid endale mängides 400 eurot. Ai, mul jäi ju ülesanne pooleli selles mõttes, et tahtsin öelda, kui palju raha ühe hobuse või ratsniku eest välja saab käia, siis nüüd on lihtsam arvestus. 133, kui ma 33, kui ma õigesti arvestan. Jah, eks ta ikka nii ole. Aga ainult 3 vastuse puhul saan premeeringu välja käia. Sinu maks teele saata 400 eurot, siis selle puhul on tarvis 3 vastust. Ei ole siin miskit keerulist, päris kerget ka päris ei ole, aga natukene tuleb keskenduda ja silmalihased tööle panna. Puhka neid ka, lase neil puhata hetke vahepeal. Vaikus, hommikuvaikus. Vastused. 3 tükki tarvis ja kui üles ei kirjuta, siis võib apsakas sisse tulla. Nii palun, kallis televaataja, enda heaoleku pärast, palun kirjuta endale ülesse. Siis saad soravamalt need ette öelda ja kinda peale jõuavad need vastused otse-eetrisse. Ainult otse-eetris saan premeeringu välja käia. Peame jõudma ka üle kontrollida need vastused. 400 eurot ära lase sel kaotsi. Vaata, et teed kõik õigesti. Ehk sinul peab panust olema. Pead ka meeles pidama, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole. Vastuseid, neid on tarvis olla siis selle ülesande puhul 3 tükki. Ja kirjutage palun ülesse vastused. Peale seda alles valige välja 9, 0, 10, 20. Ajud ei tööta mul. Tossu tuleb peast välja. Tõtte küll vahest selline tunne, kui kiilub pea kinni, siis on selline tunne nagu auru tuleks peast välja. Minul juhtub pidevalt. Ajud krussis. Tähendab makaron sassis. Teeme
niimoodi, et see kolmas pilt on ikka selle võrra keeruline üles leida. Tahtsin öelda kerge, aga kerge on üles leida, kui neid oleks 2. Aga teemegi siis niimoodi, kallid televaatajad, väike üllatus teile. Hea üllatus, nimelt meie lepime 2 pildist piisab, meie lepime 2 pildiga. 400 eurot, see on endiselt väljakäimiseks 3 pildi puhul. Ütle mulle 3 vastust, kui need on õiged, siis on 400 eurot sinu oma. Kui aga sinu silmad lihtsalt ei leia seda 3. pilti üles, siis pole häda, pole hullu. Meil on lahendus selle jaoks ka sulle. Kohe võlume vastused, mitte vastused, mis me neid küll ei võlu ekraanile loomulikult, aga lahendused sellele, mis teeb sinu elu hõlpsamaks selle ülesande puhul. Üks erinev pilt on sellest hetkest alates 50 eurot väärt ja kui leiavad sinu silmad 2 tükki neid erinevaid pilte üles, siis oled teeninud endale 100 eurot ja kui oled leidnud kõik 3 pilti üles, mis on õiged vastused, siis kallis televaataja, sina oled see, kes oled välja teeninud endale mängides 400 eurot. Kes aga jõuab esimesena liinile koos vastuse või vastustega, see sõltub juba teiest. See on teie mäng. Mina aitan kaasa elada siin ja premeerin teid, kui teie mäng see on. Teie töö on üles leida vastused. Oho. Kell tiksub, kallid televaatajad. Keegi mängib ju ennast täna ka võidune välja ja kui on täna sinul sünnipäev 13. mai, siis tee endale kingitus. Tee üks kõne siia poole ja vaata, kas on mäng õnne. On ka toimunud niimoodi, on ka juhtunud sedamoodi. Kõike võib elus toimuda, kui piisavalt unistada ja midagi vaeva ka selle ette näha. Siin selle ülesande puhul on siis sinu vaeva nägemine pildid üles leida ja vaevatasu on see auhinnafond, mis seal on 400 eurot, sinu omaks võib võlutud saama. See kohe peatselt võlu see enda poole teele, kui ütled mulle 3 õiget vastust. Kui ei leia 3. ülesse, siis pole hullu. 200 eurot on suur summa, 2 pildi puhul käin välja. Ja kui tuleb veel mingi apsakas sisse või leiadki ainult 1 pildi, pole ka miskit häda, 50 eurot on suur summa ka see. 1 ainsa pildi vastu vahetan välja 50 eurot, 2 pildi vastu 100 eurot ja kõik 3 pilti kokku, kui oled leidnud üles, mis on võimalik, oled teeninud endale 400 eurot. On 3. vastus ka. Anna palun mulle ka teada. Kes on meie TV3 võidustuudio hommiku peauhinnafondi võitja? Sinna on laekunud juba 400 eurot. Nüüd tasub küll mängida. Või on vastuseid vähemalt 2 tükki üles leitud. Tegelikult ju üks sellest ju piisab. Loomulikult piisab. 1 ainsast vastusest piisab, et raha teenida. Sõltuvalt, kui palju on sul vastuseid ja kui palju neist läheb täppi, siis 50 eurot halvimal juhul, keskmisel juhul 100 eurot ja parimal juhul 400 eurot. Kes teenib selle endale? Mõtle sellele, vaata pilte palun. Otsusta mängida vähemalt 1 kõne võrra täna. Olgu see tänane sinu päev, 13. mai, teisipäev. See muusika sobib siia. Mingi kloostrid tulevad meelde. Võibolla nad ratsutavadki kloostrisse vanal ajal. Või võistlevad hoopis oma vahele. Ja kallid televaatajad, pidage meeles, et teie võistlete oma vahele. Ka teil on kiire, kes kõige kiiremini jõuab siia liinile otse-eetrisse võidustuudiosse. Ainult sina võidad 400 eurot, nii et täpselt nii, nagu ka nemad kappavad seal, nii ka teil on kiire. Kes kärvemalt valib välja, kellel on õiged vastused, kellel on ka mängu õnne. Alati on kõigis tarvis elus asjades õnne ka loomulikult. Kui on näiteks kellegil mingi kivi seal ees, siis võib ju komistada, kukkuda
midagi toimuda. Kui on aga sile libe tee, libe tee ei ole hea, aga saite aru, mis ma mõtlesin. Ehk ise ma küll endast aru ei saa, tavaliselt küll mitte, mida ma seletan. Aga teie vastuseid, nendest saan kindlasti aru, eriti kui ütlete mulle näiteks A nagu aabits ja B nagu banaan, C nagu Celsius, D nagu diivan, nagu eile öeldi väga hästi, ja E nagu eesel näiteks. Aga mingi sõna, millega seostad sina selle tähe. Niimoodi, et see on kenasti aru saada siia võidustuudiosse. Kuna tõepoolest liinid kahisevad, sahisevad pidevalt, kui te helistate. See ei ole teie probleem, aga siin lihtsalt liinidega ikka vahel nii juhtub. Ja siis on raske aru saada nõrk B või nõrk D. Noodid on ka kaotsi läinud. Aga kallid televaatajad, kui tuleb apsakas sisse, pole hullu, sest et üks erinev pilt on sellest hetkest alates 100 eurot väärt. Ja 2 erinevat pilti on sellest hetkest väärt 200 eurot. Endiselt 400 eurot on aga auhinna fondis ja see on siis 3 pildi puhul väljakäimiseks, sinu rahakoti vahele lennutamiseks, kui on vastused õiged ja neid on 3 tükki. €400 kellega ma. Tore päev on tulemas kõigil, meil, teil. 400 eurot rahas ära kellegi rohkem. Kes mängib ennast võiduni välja, kes premeeritakse täpselt nii nagu need hobused seal, nii ka teie televaatajad tõepoolest. Kapake nüüd siia oma ühe ainsa võidukõnega. Muidugi enim kõnesid siia poole suunates on sul paremad võimalused liinile saada, kuid ühest ainsast kõnest võib piisata. Sõltuvalt, kuidas soovid mängida, kuidas on endal sul võimalus. 400 eurot on parimal juhul välja käia, keskmisel juhul 200 eurot ja 100 eurot kõige halvimal juhul. Ja see on ju ka suur, kena, imeilus summa. Mul puus nõksus nii kõvasti, et ma ei tea, kas oli sinna kodustuudiotesse sinna maani kosta võib-olla. Kui mingi pauk käis, siis oli minu puus. 200 eurot. Kena summa, 400 eurot, veelgi enam summa, 100 on ka hea. Vaatad on vastuseid vähemalt 1, parem 2, veelgi meelsamini 3. Kuna 3 puhul 400 eurot saab välja käia, mida rohkem, seda uhkem. Minul vähemalt raha välja lennutada. Mulle meeldib suuremaid summasid lennutada ja kui võitsid varasemalt juba väiksema summa, siis nüüd võida uuesti. Teeni endale 400 eurot. Meie oleme piirangud maha võtnud juba ammust aega tagasi. Sama saate jooksul tohite võita ka korduvalt. Nii on vahest juhtunud ka. Muidu oleks juba aus, et kui võidad väiksema summa ja siis pärast ei ole võimalus enam. Aga nüüd on, kallid televaatajad, kõik on elus võimalik, keegi võidab ühe kõnega 400 eurot ka. Seda ma loodan, kui on 3 vastust olemas. See sõltub ainult teist, kuidas teie mängite. Süda tuksub, teil ka kindlasti seal. Närv on sees, kes saab liinile, kes teenib endale 400 eurot täna. Kohe peatselt keegi, ole see sina. Võta telefon välja, vaateta nakut, sinul vanust, vastuseid 3, kõige meelsamini võtan vastu, siis saab välja käia 400 eurot. 400 eurot ühele kõnele. Ühe kõnega keegi teenib 400 eurot. Kirjutage palun vastused endale paberile. Ma tõepoolest loodan, et te teete seda enne, kui suunate ma kõne siia 9001020 numbrile. Siis on asi kindlam. Apsakatega raha välja ei käi. Aga kui apsakaid sisse ei tule, siis käin küll lausa 400 eurot. Lennutan sinu poole teele. Muusika sai läbi. Mänguaeg hakkab ka kallid televaatajad läbi saama kohe vaikselt siin, nii et oi, muusika läks liiga särtsukaks, aga mis teha, tuleb üles ärgata, mina ka. Põmm. Nüüd mängime, nüüd vaatame vastused küll.
kui ärkasid alles nüüd nagu mina, siis tere tulemast, vaatad Võidustuudiot TV3. Meie otsime 3 erinevat pilti, 3 erineva pildi puhul, kui kirjutad mulle need lahtrid, tähed ja numbrid ülesse, ütled soravat liini pidi ette numbrile 9001023 pilti, kui need on õiged, need lahtrid, siis teenid endale 400 eurot. Kui neid pilte leiad ainult 2 tükki, see on ka kena, 200 eurot teenid sellega ja kui neid on sul ainult 1, pole ka hullu. 100 eurot on kena summa välja käia halvimal juhul. 9001020, meie mängime ainult täisealistega ja pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. 400 eurot on aga auhinna fondis. Aga silmad väsivad tõepoolest väga kergesti ära sellise ülesande puhul. Siis hoidke vahepeal neid kinni, nagu teen mina. Juhendan saadet siin silmad kinni. Tore saatejuht teil. 50 pilti. Ühest pildist piisab, ühest ainsast pildist piisab, et endale raha koju kaasa teenida. Võidustuudio soovib raha välja jagada. Mina loomulikult kõige parema meelega 400 eurot tahaks välja linnutada. Seda ma soovin teha. Kohe peatselt mänguaeg saab läbi. Mängi ennast võiduni välja. Oled 1 kõne kaugusel, et see särts rahasärra endale võita. 400 eurot. 50 pildist 3 tükki tarvis üles leida, et 400 eurot endale teenida. 2 pildi puhul 200 eurot ja 1 pildi puhul 100 eurot. Halvimal juhul 100, keskmisel 200 ja parimal juhul teenid endale 1 ainsa kõnega 400 eurot. Seda loodan mina ja hoian pöialt. Täna siis päeval mängime loomulikult järjekordselt ka TV6 2-3-ni. Aga esmalt lõpetame selle mängu ja teenime sellega endale. Keegi vähemalt teenib raha. Mina ainult premeerin, mitmuses ei tohi öelda, aga üks ainukene inimene teenib. Kamba peale võite mängida, kui leiate igaüks ühe vastusega. Raha laekub ühele arvele, jagage siis oma vahel ise. Kas muusika kiilub kinni või mis siin toimub? Täpselt nagu minu ajud. Kõlas samat moodi. No nüüd mul meeldib selline groove. Natuke jazz. 400 eurot, palju jazzi sinu ellu, sellega särtsu vähemalt. Unistusi. Täide viia. See on meie muusikatest, ma arvan, minu lemmik. Aga vastused. 3 tükki sooviksin, et sul oleks neid ja kui on 3, siis kindla peale palun kirjuta ülesse. Kuna 3, see jõuab ära ununeda. Otseetris eriti. Soovitan olla hoolas. Ainult õigete vastuste puhul saan premeeringut välja käia teile. Ja kes võidate täna ja olete juba võitnud, siis palju õnne veel kord ja suur aitäh hea mängu eest järjekordselt ka täna hommikul mängisite hästi. Apsakaid pole sisse jõudnud. Jätkame samas vaimus. Eriti nüüd lõpupoole on see väga oluline, kuna nüüd on suuremad summad mängus ja nüüd kirjuta selle puhul palun endale ülesse vastused. Ja kui jõuad liinile, siis palun alusta kohe oma vastustega. Siis jõuame üle kontrollida ja vaadata, et need on kindla peal õiged. Kui on õiged, siis premeering sinu poole ja küsin ka, kust oled pärit ja kes oled arvatavasti, kui aega üleb. Aga kui ei soovi sina vastata, siis ei pea vastama. Ainult lahtrid, need on tarvis öelda otseetris. See on kindel, mida ma nõuan 1 kõne jooksul, kui soovid mängida, siis ainult lahtrid, need on tarvis öelda. Ülejäänud on kõik vabatahtlikud. Ei pea ütlema mitte midagi. Produktsioon uurib kõik tähtsa info nagunii kõikidelt võitjatelt nagunii tagant järgi. Pole tarvis muretseda, aga mina muretsen küll, et sul on need vastused olemas. Et sa ei teeks ühtegi apsakat. Ära mulle peavalu tekita, nii et palun kirjuta ülesse. Siis teenid raha kindlasti välja ja teed enda õnnelikuks, kuid ka minu.
mulle meeldib raha välja jagada. 400 eurot on seal ikkagi ootel, halvimal juhul 100 eurot, keskmisel juhul 200 eurot ja 400 eurot parimal juhul ja saate, tähendab mängu lõpp, tekst jõudis ekraanile. See tähendab seda, et nüüd tasub otsida ka see viimane vastus või esimene, oleneb kuidas mängida soovid. Ühest vastusest ju tõepoolest piisab, et teenida endale 100 eurot. Topelt rohkem raha saad, kui topelt rohkem vastuseid on, aga topelt rohkem raha saad veel sellest, kui otsid veel ühe vastuse. Üks vastus 100 eurot, 2 vastust 200 eurot, 3 vastust 400 eurot. Järk-järgult topelt raha kogu aeg 100, 200, 400 kerkib ka sinu rahakott. Tiheneb vähemalt, kui ütled õige vastuse. Pigem 3 tükki. €400, kes teenib enda maks. 50 pilti, sa jõuad need veel läbi vaadata, võrrelda kõrvuti olevaid pilte. Sa saad sellega hakkama, kui sa keskendud. Keskendumine on kõige olulisem sellise ülesande puhul, tähtsam kui silmavaade. Silma nägemine. See ei ole nii oluline. On, loomulikult on, aga keskendumine on lihtsalt sellise ülesande puhul veelgi olulisem. Kui ei ole keskendumist, siis ei saa sellega hakkama ka mitte. Selle puhul ongi minul natuke keerulist tegemist, kuigi silma nägemine on imehea, aga keskendumist pole antud. Paberit, pliiatsid pole kantud. Sinul, kallis televaataja, kui on keskendumist, silma nägemist ja ka paber ja pliiats, võta palun kõik kasutusele ja vaata, et sul on telefonis akut, kuna mänguaeg hakkab läbi saama, siis peatselt võtame ühendust siis võitjaga. Sina võta ka meiega ühendust loomulikult 9001020 numbrile. Vaata, et on vastuseid 1, 2 või 3. Kuidas soovid? Kell tiksub püüdes päeva kinni ja nüüd siis järgmine võimalus on alles 2-3 TV6-ga, siin on pikk aeg, aga teeni endale nüüd hommikul juba 400 eurot. Homme hommikul uuesti ka muidugi TV3-sse 9-10 loomulikult. Häid saateid tuleb mõlemalt kanalilt ka ma vaatasin, tasub vaadata ja vahepeal siis käia jalutamas väljas ka ja püüda päikest. Nüüd aga püüa rahas ära kinni. 400 eurot on seal jagamisele, välja jagamisele ette näidata ja selle jagan peatselt välja. Kui sul on 3 vastust, kui sul on 2 vastust, siis 200 eurot ja kui sul on 1 vastus, siis 100 eurot. Aga peatselt saab saataeg läbi ja mängurõõmu veel on. Võiduvõimalust veel on. Kui ütled mulle vastused esimesena ette, on neid siis 1, 2 või 3, sõltuvalt sellest, käi sulle piraka summa välja. Kas siis 100, kas siis 200 või lausa 400 eurot. Ma hoian pöialt, et 400 eurot, ma tõepoolest loodan. Ma tean, et teil meeldib rohkem raha kätte saada ja see teeb mu õnnelikumaks. Kaotasin järjekordselt ära. Tule taevas appi, ei aita miski enam siin. Paberit ja pliiatsit on tarvis, kui sinul on need võimalused. On paber ja pliiat, siis palun kasuta. Saad kenamini soravalt ette öelda mulle need siia kohe peatselt otse eetris, kuna mänguaeg saab läbi. Mängu lõpp jõuab eetrisse kohe. Saate lõpplausa jõuab eetrisse, kuna nii ta jõudiski. Ekraanile vähemalt ja nüüd kohe peatselt siis viimased hetked mängida. 400 eurot endale teenida, palun tee seda endale, teeni endale. Tee endale kingitus, võida see endale. Jah, 400 eurot on ju ikkagi suur summa ja nii on ka 200, kui ka halvimal juhul, mis on välja võimalik käia mul siin 100 eurot, ka see on suur summa.
jõua liinile 9001020, aga siis, kui sul on vastused olemas, alles siis tasub helistada. Muidugi, kui on üks vastus juba olemas, võid juba kohe suunata ühe kõne siia, leiad teise, võid suunata teise kõne siia ja leiad kolmanda, võid suunata uuesti veel. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga 2,50 € maksab iga registreeritud kõne siia poole. 400 € on auhinna fondis parimal juhul, keskmisel juhul 200 ja halvimal juhul 100. Kohe peatselt saab saata aeg läbi. 3-minutine kell, palun siia, kuna selle võrra meil mänguaega veel. Käima ka 3-2-1-0, nüüd läks käima, nüüd on käimas 3 viimast minutit ja nüüd kallistele vaata 3 vastust ka valmis. Vähemalt 1, 2 on veel parem ja 3 on kõige parem. Kirjuta palun ülesse ja kui on kirjutatud üles, siis suunda kohe peatselt oma kõne siia poole numbrile 9001020. Ootan sind võidustuudios, kellel on õige vastus või õiged vastused, oleneb, kuidas mängida soovid, kuidas on sul aega seal, kuidas on keskendumist. 9001020, 2 minutit ja 32 sekundit on kellas aega, nüüd tasub tegutseda viimased hetked sellel hommiku saates kaasa lüüa ja võite endale üheainsa kõnega koju kaasa teenida. Viise auhinnafond 400 €, mis siin on laekunud oma kodustuudiosse. Sooviksin seda sinu poole lennutada, kui ütled vastu tasuks 3 õiget vastust ja 3 tõepoolest piisab, et selline summa teenida. 2 vastusest piisab 200 €, kui soovid teenida ja üks ainukene pilt on väärt 100 €. 9001020 number on kindel, see tasub mällu panna, on käe pärast kohe võtta. See ei ole muutud kuskilt, aga selle võrra küll, et kellas on minut ja 58 aega. Nüüd on tarvis tegutseda kärmelt. Oi. Kes mängib ennast võiduni välja? Kelle päev on täna 13. mai? 13. mai, jah. 13. mai olgu see sinu päev või vähemalt hommik. Vähemalt hommik. Hea päev saabu kõigil olema. Vähemalt ilmataat on leebe meie vastu. See on tore. Aga kell ei ole leebe meie vastu. 1,5 viimast minutit on käimas seal nüüd. Nüüd on 1,5 minutit aega ja selle aja sees kallistele vaata jõuad veel kas või korduvalt välja valida 9001020. Peaasi, et sul on vähemalt üks ainukene vastus. 2 on veel parem ja 3 on kõige parem. Kuna 400 € on suurem rahasära välja saatmiseks sulle sinna ja ma tean, et selline summa teeb su õnnelikumaks, nii et palun teenis endale. Kohe peatselt läheb viimane minut käima, seal on nüüd minut ja 4 sekundit kellas aega. Ja viimane minut käima nüüd. 400 €, võta kinni, ütle mulle vastutasuks 3 vastust, 200 €, kui lepid sellega, piisab mulle 2 vastusest ja 1 vastus on väärt 100 €. 48 sekundit kellas aega nüüd, kes tegutseb kõige kärmini, kellel on kõige paremat õnne ka, saab siia liinile esimesena siis sind, kallistele vaatajad, premeerin kohe peatselt. 38 sekundit on kellas aega ja 400 € endiselt ootel. Kes ütleb mulle need vastused esimesena siia liini pidi võidustuudio otse-etri liinile numbrile 9001020. Sina võidad, kes teab öelda mitu vastust. Ühest piisab, kui lepid sina 100 €-ga. 20 sekundit kellas aega ja nüüd jõuad veel ühe korra vähemalt välja valida 9001020. Teeni endale raha 13 sekundi jooksul 13. mai. Hommikumäng TV3-s võidustuudios. Peatselt keegi võidab raha 5 sekundi jooksul, saab mängu aega otsa. 2 sekundit 1 ja nüüd läks kell ka nulli, aga kallistele vaata, nii kaua, kui ei ole helisenud stuudioliini kell, tirisenud siin, nii kaua on ka sinul võimalus võita üks nendest summadest. Olenevalt, sõltuvalt, kui palju on sul vastuseid ja mis täppi läheb. Nüüd aga, kui alustad oma kõnet, siis palun ütle kohe oma vastused. Neid on 3 võrra, siis me jõuame üle kontrollida. Kui on neid õigeid, lausa 3, siis on 400 € sinu oma. Aga alusta palun kohe oma vastustega. Ehk jääb aega edasi ka lobiseda. Vastused on ainukesed, mida sa pead ütlema siia liinile, kui mängida soovid, kui võita soovid. Ülejäänud kõik küsimused, nendele ei pea vastama, kui ei soovi. Vaatame, kas meil jääb aega edasi lobiseda, aga tähtsa info küsib kõik produktsioon kõikidelt võitjatelt tagantjärgi nagunii. Ei ole tarvis muretseda. Mina muretsen nüüd, et sul on ikka need vastuseid ja kui mitu läheb täppi. Veel unks. Palun alusta kohe oma vastustega. Peatselt on keegi liinile jõudmas 9001020 numbrile. Ja ette tänades, kui seostad need tähed mingite sõnadega, millest saaksin aru. Näiteks Aanu Kaabi. Hallo, mis on meie õiged vastused täna? Pean ütlema või? Jaa, palun.
jah. C2. C2. C-täht, jah? Ja, see on selge. C2, mis on veel õiged vastused? Nüüd on nõrk B7. Nõrk B7, ja veel kolmas, kas tuleb ka? E5. E5, ma vaatasin silmaga üle. Te lahendasite kõik kenasti ära ja teie teenisite endale 400 eurot. Palju õnne Ellu ja ka mängu puhul. Kes olete teie, kust pärit? Kus ma pärit olen? Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaale. Maakülla siis palju õnne veel kord ja mängime 2-3 nii TV6 jälle ja homme hommikul TV3. Tšau! Kliima